Tere, mina olen Sander Mölder, ma olen muusikaprodutsent ja helilooja ja vahel ka DJ. Te olete tulnud siia minu stuudiosse ja ma näitan teile täna seda, kuidas ma kasutan tehisaru või kõige kaasaegsemaid tehnoloogiaid enda töös ja loomingus. Proovime lahti mõtestada mõned tööriistad, näidata, kuidas need võiks toimida, kuidas nende abil enda tööd kiirendada, kuidas leida erinevaid uusi loomingulisi kreatiivseid lahendusi, kuidas panna AI hallutsineerima niimoodi, et see on lahe. Ja ma arvan, et kõige lihtsam ongi, kui me vaatame neid erinevaid tööriistu ja hakkame sealt minema. Mõned kuud tagasi saime hulga loominguliste inimestega kokku ja tegime sellise töötoa, kus süvenesime erinevate tehisaru tööriistade toimetamisse ja kuidas neid võiks kasutada oma loomingus. Ja võib-olla kitsendasime pisut oma tegemisi ja kasutasime Suno AI-d, mis on selline kihvt tööriist, mis võimaldab luua muusikat ka täiesti tühja koha pealt, näiteks kirjutades sinna sisse prompti või sellise lühikese teksti, natukene lüürikat, võib-olla stiil ja siis juba saabki tulemuseks muusikapala. Või siis näiteks on sul juba olemas mingi muusikalõik või ma ei tea, oled näiteks kitarriga midagi sisse mänginud, siis Suno AI aitab väga kihvtilt sinna juurde luua näiteks viiuli või kontrabassi või trummid. Meie kasutasime seda sellisel meetodil, et kasutasime kuulsa helilooja Antonio Vivaldi veel kuulsamat teost Kevad, sellest pisikest viiulipartii lõigukest ja proovisime seda siis niimoodi töödelda, et saaksime uusi erinevaid kihvte tulemusi. Ja eesmärk oli jõuda sinna, et me saaksime selle pärast uuesti tagasi tõlkida inimeste keelde, panna ta nootidesse ja mängida orkestriga see uuesti ette. Et saime väga erinevaid kihvte tulemusi, näiteks selline. Või selline. Aga ka pisut rahulikemaid, nagu näiteks see. Või siis Keelpilli kvarteti versioon. Aga siis jõudsime väga mitmete katsetuste tulemusel ja mitmete promptide läbiproovimisel sellise lahenduseni. Selliselt kõlab siis inimese ja tehisaru sümbioos.
veel mitte päris singulaarsus, aga siiski päris huvitav. Et sai siis nii, et meie tegime prompti, tähendab, hakkame veel varasemast pihta. Vivaldi kirjutas aastal 1639 minu arust enam-vähem siukse loo nagu Kevad. Jõudsime praegusesse aastasse, meie kasutasime tema loomingut ja kirjutasime selle põhjal uue prompti. Täpsemini kirjutas selle prompti Marten Kuningas. Tervitan Marten Kuningat siinkohal. Ja Marteni promptist saime sellise tulemuse. Siis tõlkisime selle uuesti notatsiooni ja nüüd esitasime seda orkestriga. Et selline väga mitmekihiline edasi-tagasi käinud protsess, kus siis vahepeal olid algoritmid, siis uuesti inimaju, siis uuesti algoritmid, MIDI, audio, noodid ja selline tõlkimine kogu aeg. Aga nüüd ma näitaksin teile mõnda teist meetodit, kuidas tehisaru enda loomingus ära kasutada. Et siin on variante teha seda nii tehniliselt, lihtsalt oma tööd kiirendades, kui võib-olla siis loominguliselt. Et näitangi teile nüüd erinevaid variante. Nii, ja esimesena ma näitan teile ühte tööriista, mida ma kasutan võib-olla kõige tihedamini. Selleks on selline programm, mis on võimeline algoritmi ja sellise tehisaru abil siis lõikama muusikapala mitmeks tükiks. Ja just sellisel, ütleme, horisontaalsel viisil. Ehk siis, kui muusikapalas on trummid, bass ja kitarr, siis ta suudab need panna erinevatele ridadele, nii et ma saaksin trumme, bassi ja kitarri erinevalt manipuleerida või töödelda. Nii et mina kasutan seda oma töös kõige rohkem selliselt, et näiteks mul on siin üks video, kus on jaapanikeelne tekst ja minu varem loodud muusika. Ja nüüd selleks, et ma saaksin muusika kallale uuesti edasi minna või muusikat täiustada, töödelda, mul on vaja, et ma saaksin selle peale loetud teksti eraldi kätte. Ja selleks ma kasutangi siis seda sama AI tööriista. Ma lasen kokku selle faili, tõstan ta sellesse teise programmi. Ta küsib mult, et kas ma soovin kätte saada ainult vokaali. Ja nüüd ootame. Ja nüüd ma olen saanud selle puhta vokaali kätte ja saan seda siin veel lisaks töödelda. Selline asi, kusjuures veel paar aastat tagasi ei olnudki võimalik. Et siis olid variantideks see, et me kutsume selle Jaapani daami endale seda teksti sisse lugema või seda meil lihtsalt ei ole. Et nüüd on see võimalik ja me saame selliselt oma tööd pisut kiirendada tehisaru abil. Ja seda audiot veel lisaks puhastada saame ühe teise tehisaru tööriistaga. Ma olen nüüd selle puhastatud vokaali endale siia programmi tõstnud uuesti ja saan seda pisut rohkem puhastada, et ta kõlaks paremini. Et ma nüüd näitlikustamiseks tõstsin siia sisse ühe lisa müra faili, et saaks selle pisut selgemini aru. Et see müra fail kõlab niimoodi ja näeb välja pildi pealt midagi sellist. Ja vokaali fail kõlab nii. Koos nad kõlavad umbes niimoodi.
ja nüüd puhastamiseks saame siis kasutada seda tehisaru poolt või tehisaru programmi, mis toob selle vokaali uuesti selgemini välja. あれが素粒子です。まるで太陽みたいだ。あれはみんな惑星の nii よう et な see もの müra なんです peaaegu よ。 kaob. Ma näitan teile ikkagi neid oma muusikatehnilisi tööriistu pisut veel. Siin on selline asi nagu Dynassist, mis siis sisuliselt algoritmide abil aitab, ta siis kuulab seda muusikapala ja leiab valjud kohad, vaiksed kohad ja kui näiteks inimene hingab või kui on liiga valjud S-tähed, siis ta suudab need üles leida ka täitsa pikas muusikapalas ja need S-id siis pisut vaiksemaks joonistada. Samamoodi kui mõni inimene ütleb väga valjusti PKT või veel mõni täht, siis ta on võimeline need välja joonistama ja pisut vaiksemaks tegema, et selline meeletu aja kokkuhoid, et kui vanasti selline, ütleme, et on näiteks 5-minutiline või näiteks podcast, tund aega podcasti, siis vanasti või varem selle töötlemine võis võtta terve päeva, siis nüüd seda tehisaru kasutades me saame selle tulemuse niimoodi, et ta kõlab eetrikõlbulikult minutitega või isegi peaaegu et sekunditega. Ja see Dynassist tõesti on hea selleks. Siis jah, samamoodi podcastide kasutamiseks või podcastide arendamiseks juba näidatud Clarity, millel on siis 2 erinevat versiooni. Sellel on üks versioon, mis siis kaotab mürasid helifailidest. Näiteks kui täpselt seesama, et salvestad podcasti ja mööda sõidab tramm, lennuk või väljas haugub koer, siis see on, ta suudab aru saada, milline on, teda on siis õpetatud niimoodi, et ta suudab aru saada, kuidas kõlab inimhääl, vokaal või laul ja kuidas kõlab taustamüra. Ja ta on võimeline need omavahel lahutama ja tegema selle vokaali puhtaks. See on siis Clarity FX VX. Siis on olemas selline asi nagu Clarity D-Reverb või siis reverbi eraldaja. Et see on tihti ka meil kõigil ei ole, ka mul siin ei ole ideaalne akustika, siis sellised tööriistad tulevad tihtipeale väga kasuks, et saab kasutada tehisaru selleks, et see ruumi akustika sellest salvestusest eemaldada. Täpselt jälle samamoodi podcastide või ka igasuguste instrumentide salvestuse puhul ülioluline ja väga kasulik tööriist, et see ruum, mis siin on, selle me saame sellest salvestusest täiesti eemaldada ja jääb selline tühi, või tähendab mitte tühi, vaid puhas vokaal või instrument. Siis on olemas terve, ütleme, selline rida selliseid tööriistu, mis annavad abi miksimisel. Ka need eelmised olid, aga järgmistega on isegi võib-olla see selgem, et üheks selliseks on Neutron, sakslaste loodud programm, mis on siis selline, mis siis kuulab muusikapala või muusika osa, näiteks on siia kõige lihtsam võib-olla panna trummid või ma ei tea, kas või seesama vokaal. Ja ta siis pakub meetodi, kuidas see võiks kõige paremini kõlada, et näiteks selle samaga saame korra proovida. あれはみんな惑星のようなものなのですよ。あれはみんな惑星のようなものなのですよ。
あれはみんな惑星のようなものなのですよ。あれはみんな惑星のようなものなのですよ。Et siin on kuulda, kuidas ta pisut, me saame ka vaadata, tõstis sagedusi umbes 2000 hertsi juures, pisut kompresseeris seda ja pakkus välja selliseid komponente siis, kuidas seda heli pisut paremaks teha. Ja neid saab siis siin eraldi selle sees laiendada ja täpsustada. Siis on üks väga huvitav uus valdkond nendes AI tehnoloogiates on või tehisaru tehnoloogiates on instrumentide või pillide vahetus või hääle vahetus. Selle jaoks on olemas selline veebileht nagu Audime näiteks. Neid on veel, aga see üks on praegu väga selge, et siin eile ma tegin ühe katsetuse. Andsin talle sisse sellise lühikese keelpilli partii. Mängisin selle ise siin celloga sisse. Ja lasin tal selle teha vokaaliks. Et ja selliseid nüüd võib ka teha selle näiteks mõneks teiseks instrumendiks, nagu ma ei tea, kontrabassiks, trombooniks, tuubaks, saksofoniks või siis sedasama vokaali, mis me nüüd saime, saaksime väga kreatiivselt uuesti ära kasutada ja teha sellest midagi järgmist. Ma arvan, et see ongi võib-olla üks kõige selliseid kihvtimaid asju nende tehisaru tööriistade puhul, et nad on lihtsalt võrdlematult kiired inimesega või ütleme nende tehnoloogiatega, mis meil olid veel paar aastat tagasi. Ja see annab, kui enda loomingulisusel ei ole piire, siis see annab võimalused väga kiiresti lahendada erinevaid ülesandeid või tulla ideedega, mis vanasti või varem oleks võtnud aega tunde või päevi või aastaid. Et kas või näiteks seesama lühike cellomeloodia siin Sunos on võimalik sekunditega muuta pikaks keelpilli looks. Ja siis neid tulemusi juba võib uuesti kasutada loomingu, ütleme siis, heas mõttes ärritamiseks. Vähemalt praegu tundub, et ei ole põhjust muretsemiseks, et tehisaru ka loominguliste inimeste töö ära võtab. Esiteks mulle tundub, et loomingulise töö kõige suurem lõbu ongi see protsess ise. Et tegelikult, kui ma mõtlen selle peale, et kuidas ma saaksin, näiteks kas või selle Sunoga 1 sekundiga teha loo valmis, siis see ei paku mulle erilist lõbu, et pigem mind huvitab just see, et kuidas saaks sellega pisut mängida, teda natukene võib-olla lollitada või üle kavaldada või kuidagi tema loodud muusikapalu niimoodi töödelda, et nad saavad jälle minu omaks. Ja mulle tundub, et see on ka võib-olla kuulamise seisukohast üks väga oluline märguanne, et miks ei ole Spotify või raadiot täis ainult AI muusikat. Tundub, et ongi just seetõttu, et tehisaru on võimeline looma juba olemasoleva pinnalt, muusika pinnalt, mis meil on viimase, ma ei tea, paari tuhande aasta jooksul või ütleme salvestatud muusika viimase 100 aasta jooksul kättesaadav. Ja ta ei ole vähemalt hetkel veel võimeline sinna sisse panema seda lisaprotsenti või sellist
sellist täpselt seda loomingut, mida inimene veel suudab. Ja kuna ütleme kuulamise seisukoha pealt inimesel ongi vaja, et oleks umbes 80% muusikast arusaadav, tuttav, võib-olla siis juba kuuldud, aga seal peab olema komponent umbes 20% ulatuses, mis on täiesti uus, värske või asi, mille peale varem ei ole tuldud. Selliselt loodud muusikapalad on tihtipeale kõige edukamad. Et see annab ilmselt ka väga selge põhjenduse, miks meil ei ole Spotify's ja raadios ainult AI loodud muusikapalad. Aitäh kuulamast! Loodan, et saite siit midagi kõrva taha panna või pisutki inspiratsiooni. Lõpetuseks ütleksin või soovitaksin kasutada neid tehisaru tööriistu võib-olla nii, nagu nad ei ole selleks mõeldud. Ehk siis panna nad hullu panema või hallutsineerima ja selle kaudu siis enda loomingut rikastama. Mina jätkan siin nüüd siis oma selle manga muusika tegemisega.